Kas tehing on tehtud? Sel reedel kirjutavad USA ja Iraan alla vastastikuse mõistmise memorandumile. Iraan väidab, et on saanud suuri järeleandmisi. Valge Maja ütleb vastupidist. Ja vaid mõned tunnid enne ajaloolise kokkuleppe sõlmimist on Trump väidetavalt Netanyahu peale maruvihane. Tere tulemast tagasi saatesse The Quad. Trump teatab Truth Socialis. Tehing Iraani Islamivabariigiga on nüüd lõpule viidud. Palju õnne kõigile, aga seda ütleb Iraan. Vaadake. Täna õhtustes uudistes värsked sündmused. Iraan kuulutab sel tunnil võitu. Välisminister läheb täna õhtul televisiooni, et seda välja kuulutada. Et teil on nii ülekaal kui ka allajäämus. Meie oleme selle lahingu välja võitjad. Iraani Islamivabariik on sellest võitjana väljunud. Iraani rahvas saavutas võidu. See ei ole loosung. See ei ole liialdus. Ameerika Ühendriigid olid sunnitud allkirjastama lepingu, et lõpetada sõda Iraani Islamivabariigi ja vastupanurindega. Oma kurjade eesmärkide saavutamiseks sai see kõigis oma strateegilistes eesmärkides ränki kaotusi. Samas saavutas Iraani Islamivabariik selles sõjas hiilgavaid võite. Tegelikult oli vaenlane ise sunnitud vaherahu ja läbirääkimisi taotlema. Okei, mul on korralik segadus. Korralik segadus sellest, mis viimastel nädalatel on juhtunud. Üks pool ütleb, et neil on õigus jätkata uraani rikastamist. See on muidugi Iraani pool. Ja Ameerika Ühendriigid ütlesid, et rikastamist ei tule kunagi tuumaenergia osas igal võimalikul moel. Ruuti, ma tean, et sa oled valmis alustama. Olgu, sul on segadus sellest, mida Iraan ja USA räägivad. Mul on segadus sellest, mida president Trump ütleb ja muudab iga 5 minuti tagant ning säutsub iga 5 minuti tagant, eks. See on minu segadus. Ja ma tahaksin lihtsalt öelda, et sul on õigus. Nende versioonid on alati vastupidised. Aga üks asi on selge. Praegu pole isegi oluline, mis selles kokkuleppes või vastastikuse mõistmise memorandumis kirjas on. Ja miks see ei ole oluline? Sest esiteks, kui Valge Maja oleks tahtnud selle memorandumi punktid avalikustada, oleks ta seda teinud. Ja nad ei teinud seda, jättes Iraanile vabad käed rääkida meile kõigist neist punktidest, mis väidetavad kokkuleppes on. See on üks asi. Ja teine asi on see, et see on juba alistumine. See on juba kaotuse haaramine võidu lävelt. Ükskõik, mis veel juhtub. Ja sa tõesti arvad, et see juhtub 60 päevaga tõesti? Kas ma arvan, et Iraan hakkab mingit kokkulepet täitma? Ei. Ma ei arva seda. Aga ma olen mures, sest president Trump on nii innukas kokkuleppe sõlmimiseks. Ma olen mures, et isegi kui nad ei tee seda, kui nad seda tõesti ei tee, siis ta hakkab natuke oma algsest seisukohast taganema. Noh, kas ta pole juba teada saanud? Ta on väravaposti nihutanud. Jah, nii et alguses oli jutt, et üldse mingit tuumaõigust ei ole. Mitte mingit rikastamist. Ei, nii see enam ei ole. Õigus tsiviilotstarbeliseks rikastamiseks, mis me kõik teame, on täielik jama. Ma arvan, et Trump suudab end veenda ükskõik milles, kui see paneb teda hea välja nägema. Ja ma arvan, et seda ta ongi kogu aeg teinud. Sellepärast ta muudabki pidevalt reegleid, sest päeva lõpuks tahab ta näida võitjana. Tema jaoks on kokkuleppe võita ainult siis, kui Trump on võitja. Nii et kui ta peab muutma seda, mis selles kokkuleppes kirjas on, kui sa lihtsalt jälgid, nagu sa ütlesid, mida ta sotsiaalmeedias postitab, siis ma arvan, et see oli selle kuu 6. kuupäev. Ta ütles umbes nii, et tingimusteta alistumine on ainus viis, kuidas me edasi läheme. Ja nüüd on see lihtsalt nii, et tead mis, meil on kokkulepe. Jah, ja see on minu 80. sünnipäev. See on nagu, ma arvan, et on hullumeelne. Ma olen tõesti vihane. Mind ajab iiveldama, kuidas ta Iisraeli kohtleb. Meie sõdurid surevad. Meil on kogu aeg droonide sissetunge põhjas. Inimesed elavad endiselt tule all. Ja tema on nagu, kallis, ma ei tea, mida sa teed. Kes sa enda arvates oled? Vabandust, sul on 80. sünnipäev. Ole vait ja lase meil Lähis-Idaga tegeleda, kui sa ei taha oma sõna pidada. Mul on temast kõrini. Olgu, kas on võimalus, Bella, sest sina ja mina olime selles küsimuses samal poolel, eks? Et see kõik võib olla peentrikk aja võitmiseks. Need 60 päeva, et lõpetada maailmameistrivõistlused, et tähistada 4. juulit 250. korda. Et maailma majandused taas käima saada, et majanduslik surve tema valitsuselt maha võtta, et isolatsionistid tema kallalt ära saada. Kas see võib olla see? Kas on veel võimalust?
ai, mul on tunne, nagu sul käiks pea ringi. Mul on déjà vu. Okei, sellest, mis juhtus siis, kui kõik pantvangid olid just koju jõudnud, Trump oli siin Jeruusalemmas. Kõik plaksutasid. Mis juhtus? Me tõime pantvangid koju. Me tõime pantvangid koju. Aga mis tegelikult juhtus terroristidega tegelemisel? Minu jaoks olen ma täiesti selle poolt, et eesmärke muuta. Ma olen täiesti selle poolt, et me olime ühe asja üle õnnelikud. Aga ma ikka veel küsin, kas Hamas relvitustati? Kas me oleme jõudnud kuhugi? Ja igal alal kulub rohkem aega. Nii et just selle puhul vaatasin ma seda nii, et okei, kõigepealt 2 tundi, siis 3 tundi. Kas sa räägid 2 tunnist koera aastates? 2 tundi? Või nagu tead, 2 tunni pärast allkirjastatakse leping. 2 tunni pärast. See oli umbes 6 tundi hiljem. Just õigeks ajaks UFC matšiks või milleks iganes, mis USA's toimub. Aga siis, kui see juhtus, oli just paras aeg tal istuda maha ja nautida oma sünnipäeva. Ja tead küll, lipupäeva ja kõike seda, ma saan aru. Ja see on suurepärane. Ma tõesti tahan olla tema poolel nii palju kui võimalik ja öelda, et sul on piisavalt julgeolekuluba, mida mul ei ole. Mul ei ole seda infot, mis sul on. Ma olen lihtsalt tsiviilisik oma arvamusega, võtan vastu mulle antud infot ja küsin selle kohta igast võimalikust küljest. Aga ma arvan, et inimesed on praegu lihtsalt väsinud. Elusid on kaotatud palju rohkem, kui oleks pidanud. Ma ütlen ühel hetkel, et kui te kavatsete sellega jätkata, siis miks te ei lase Iisraelil tegeleda sellega, millega Iisrael peab tegelema? Ilma sekkumata ja õõnestamata seda, mis praegu Lähis-Idas toimub. Ma mõistan olukorda, kus USA praegu on ja kui palju USA on panustanud meie toetuse kaudu ning taganud, et nad tõesti näitavad, milline liitlane nad Iisraelile on. Aga ma arvan, et kui juhid käituvad niimoodi, olles kogu aeg olnud sõbrad ja me oleme seda varemgi näinud, ta on varem öelnud, mida kuradid sa teed. Aga see oli alati siiski natuke teater. Ja me nägime seda ka enne eelmise aasta juunisõda. Sellepärast püüan ma neile endiselt kahtluse korral õigust anda. Mind intervjueeriti täna hommikul Iisraeli raadios ja nad olid nagu, tõesti? Ma ütlesin, jah, ma arvan ikka veel, et siin on palju teatrit. Ja diplomaatias on ka selline asi nagu konstruktiivne ebamäärasus, mis tähendab, et sa tõlgendad asju ühel viisil. Mina tõlgendan asju teistmoodi, nagu sa kirjutad déjà vu'st. Natuke sarnane sellega, mis juhtus Gazas. Vaata, me saime pantvangid koju. Jah. Me saime pantvangid koju siis, kui ta põhimõtteliselt ütles, et kokkulepe on tehtud ja Hamas ütles, mis? Ja ta nagu sundis kokkulepet öeldes, et see on tehtud. Kas on võimalus? Ma tulen ikka selle juurde tagasi, sest ma tahan uskuda, et Trump ei taha allkirjastada kokkulepet, mis oleks samal tasemel Obama JCPOE-ga. Ta ei taha olla Obama. See on viimane asi, mida ta tahab olla. Alati on võimalus Jim Carrey. Aga päeva lõpuks hoolib Trump turgudest. Ta hoolib naftast. Ta hoolib majandusest. Vaata, kuidas ta räägib. See on avatud. Tankige oma laevu. Naftakaubandus on avatud. Nagu see oli ennegi. Mida sa said? Sa ei saanud midagi. Ma arvan, et ta hoolib turgudest. Ta alati, iga kord, kui see hakkab tõusma, teeb ta mingi hullumeelse avalduse, mis viib selle alla. Ma arvan, et ta hoolib turgudest rohkem kui Iraani inimestest. Rohkem kui Iisraeli inimestest. Ja ausalt öeldes, vabandust, ma arvan, et temaga on kõik. Tegelikult, kuigi ma nõustun Shoshanaga, olen ma teatud määral nõus ka sinuga, Fleur. Sest me oleme näinud, kuidas ta on loonud keerukaid vandenõusid, et korraldada üllatusrünnakuid. Kui see on imelik, et see on üllatus, kui kõik teavad, et see tuleb. Okei, see on keeruline. Yeah. Viimastel nädalatel olen ma sellest mõtlemisest loobunud. 2 nädalat tagasi oleksin ma öelnud, et jah, see on trikk. Ma ei arva enam nii. See pole ainult turgude ja kõige sellega seotud pärast, vaid ka sellepärast, et tundub, et tal on huvi kadunud ja ta tahab lihtsalt võitu välja kuulutada. Nüüd, asi on selles, et kui sa ütled, et see paneb teda hea välja nägema, siis minu arvates paneb see teda hoopis halvas valgusesse. Ja ma arvan, et see kahjustab teda, kui ta jätab mulje, et teda on võitnud see mõttetu väike džihadistlik režiim. Maailma suurim suurriik, keda nemad võidavad või kellest tehakse narr. See kahjustab teda ja vabariiklasi vahevalimistel. See ei aita neid. Nii et kui ta arvab, et parem on seda edasi lükata, siis minu arvates eksib ta. Muide, aitab juba sellest,
et lubatakse Põhja-Iisraeli elanikel ja Iraani rahval, jah, olla selles olukorras ohvrid. Ausalt öeldes, mis mind kõige rohkem muretsema paneb ja see oligi Obama tohutu läbikukkumine, sanktsioonide leevendamine, raha sissevool. Üks asi on Hormuzi väina avanemine, mis on nende peamine ja oluline eksporditee. Ma saan sellest aru. Ja fakt, et Trump tegi endale kahju, kui ta tegi topeltblokaadi, tead küll. Aga nad räägivad 25 miljardi dollari ulatuses külmutatud varade vabastamisest. Seda ütlevad iraanlased. Ja 300 miljardi dollari suurune reparatsioon sõjaplaani taastamiseks. Kes täpselt selle raha välja paneb? Ja mis vahe on sellel ja Obamal, kes 20 aastat hiljem täitis lennukeid sularahaga Islamivabariigi jaoks? Ja muide, poole väiksem summa. Ja kogu summa. Tema oma oli 175 miljardit, ütleme nii. Ja sellest teatatakse 350 miljardit. Ja siis teine asi, ja see on põhjus, miks ma annan Trumpile endiselt kahtluse korral õiguse, on ajakava. Nii et kui raha vabastatakse enne, et toimub mingi liikumine, midagi liigub uraaniga, siis ma ütlen, et see on kaotus. Ja just sellepärast mul ongi veel usk Trumpi läbirääkimisoskustesse. See mees on tuntud selle poolest, et ta petab teisi tehingutes. Selle poolest ta ju tuntud on, eks? Et ta alati saada tehingus vastasest ülekaal. Kas sa tõesti kujutad ette, et Trump annab neile sanktsioonide leevendust? Ma ei räägi väinade avamisest. Väinad on praegu avatud, eks? Ja raha hakkab sisse voolama, aga sellest ma ei räägi. Mis mind muretsema paneb, on 24 miljardi dollari ulatuses külmutatud varade vabastamine enne seda. Enne, kui on olemas mingisuguseid tõendatavaid märke, et Islamivabariik on valmis midagi ette võtma uraaniga, mis on väidetavalt nende mägedesse pilvelõhku ja sügavusele kaevatud. Kui see juhtub, siis ma tean, et sul oli õigus. Ja sul oligi õigus. Kuula. Siin pole kummalgi poolel midagi, mis räägiks ballistilistest rakettidest, mis räägiks Hezbollahst, mis räägiks Hamasest, mis räägiks poliitikast. Sul on õigus. Mitte midagi. Keegi ei ütle midagi selle kohta, tead küll. Ja Trump muudkui ütles, et neil ei ole rakette ega Hezbollahad. Bla, bla. Nii et mida me siis saime? Mida me siin saime? Ma arvan, et küsimus on, mida tema sai. Unusta see meie. Mida see tähendas? Kas Ameerika Ühendriigid said midagi? Kas me lükkasime? Kas neil õnnestus tuumaohtu edasi lükata? Aga minu üks küsimus. Ma arvan, et see on ainus viis, kuidas ma olen ikka veel nagu, ma hoian sulle pöialt. Sest minu küsimus on, mille juurde ta tagasi tuleb, kui rääkida vabariiklaste baasist? Me oleme näinud, kuidas nad on viimase 2 aasta jooksul liikunud sellest punktist, kus nad väga tahtsid, et see oleks juba läbi ja lõpetatud. Nad olid väga tugevalt IRGC vastu. Aga kuna me oleme näinud, kuidas see hobuseraua efekt on täielikult mängu tulnud, eriti just vabariitlikus parteis ja konservatiivses liikumises, siis inimesed, kes olid juba varem väga magameelsed, ütlevad nüüd, oodake korraks. Aga see ei käi Iisraeli kohta. See on rohkem seotud isolatsionismiga. See on rohkem küsimus sellest, miks me üldse nendes välismaistes seiklustes osaleme, sest nemad ei saa aru, et see on neile otsene oht, nagu meie saame aru, sest meie oleme siin piirkonnas ja nemad on teisel pool maailma. Nad ei mõista seda ohtu. Nad ei näe seda, et nende lapsi indoktrineeritakse sama džihadistliku mürgiga, mida rahastab Katar. Nad teevad Katariga tehinguid. Nad ei mõista, et nende taktika on Ameerika vaimu seestpoolt lammutada, isegi kui nad ei saada tuumarelva New Yorki. See ongi see, mida nad ei näe. See on ka hullumeelne, sest ta ütleb, et me loome Lähis-Idas uue rahu. Millisest rahust ta räägib? Nii et ainus lootus, mis mul on, Abraham, on see, et tal on tõesti mingi kaart, millest meil aimugi pole ruuti. Sina ja mina oleme väljas, ma oleksin õnnelik, kui eksiksin. Ma ei tea, ta tõmbab midagi välja ja ütleb, muide, viimasel hetkel, kui tahad kokkulepet, siis allkirjasta see, mis ütleb X, Y ja Z. Ma ei tea. Aga nüüd sa Pakistanis tead küll, lootuse majakas ja demokraatia maa. Kus? Siis ka Norra. Nad on nüüd Norra, jumala eest. Aga näed, siin ongi probleem. Probleem on selles, tead, kui ta teeb selle võrdluse Venezuelaga, siis ma ütlen, et ta ei saa aru, et džihadistid, tead, venezuelalased ei ole džihadistid. Nad on midagi muud. Ja sa ei saa kasutada sama tüüpi taktikat
see on üks asi. Ja ta ei näi ka mõistvat, et iga kord, kui lääs kasutab sõna rahu ja räägib rahust igal pool ja rahu puhkeb välja. Jah. Radikaalsed islamistid kuulevad seda kui nõrkust. Nõrgus. Ja Lähis-Idas loeb kuvand umbes 99%. Sul võib olla maailma parim armee. Ja kui sa ei võida neid narratiivi ja kuvandi tasandil, oled sa hädas. Ja ma arvan, et isegi kui sul on õigus ja Trumpil on suur plaan ja see suur plaan ongi see, et lõpuks teeb ta oma asja. Näiteks toon, mida ta kasutab Netanyahu suhtes, võrreldes tooniga, mida ta kasutab Putini, Hiina presidendi Xi, Pakistani ja Süüria al-Sharaz suhtes. See siin on nii nägus. See seal on tore. See seal on armas. Ja siis ütleb ta, kullake, mis sina oled? Sa oled kuradi rumal. Ma arvan, et toon on oluline, sest varem, mida me paaril korral nägime, märkasime erinevust välisministri Marco Rubio ja asepresidendi J.D. Vance'i vahel. Me nägime erinevust toonis. Kui J.D. Vance ütles midagi sellist nagu see ei ole praegu meie poliitika või kui Marco Rubio ütles see ei ole praegu meie poliitika, et Iisrael laiendaks suveräänsust Juudamaa ja Samaaria üle, näiteks. Ja. Tema toon oli me oleme sõbrad. Ja. Ja hetkel pole see võimalik. Ja. Ja J.D. Vance oli pahuri ärritunud ning rääkis sellest ebameeldiva tooniga. Kui toon on ebameeldiv, on see suur signaal vaenlastele. Mitte ainult Iisraeli vaenlastele, vaid ka Ameerika vaenlastele. Muidugi, kui see kõik just pole pettus. Ma tahan. Su lootuse juurde jääda, mulle meeldib see. Ma armastan seda. Tead, Venemaa pommitas eile öösel Kiievit väga tugevalt. Kedagi ei huvita. Kedagi ei huvita. Mitte kedagi. Mitte kedagi. Huvita. Kedagi ei huvita. Ja see ongi asi. Selles sõjas on surnud miljon inimest. Jah. Ja kedagi ei huvita. Lapsi röövitakse ja viiakse ära, kui see on lihtsalt trikk. Ja kadunud lapsed. Keegi ei tea. Muide, Araabia mõrvar, nagu nad meid kutsuvad. Ja mitte ainult see. Sa ei kuule, et ukrainlased läheksid tänavatele ja ütleksid, tooge nad kohe koju. Ega püüaks selle pärast oma valitsust kukutada ja öelda, see on teie süü. Nad ei süüdista. Mõned ukrainlased võivad olla Zelenski peale vihased, aga nad ei arva, nad ei käitu nii, nagu tema oleks see, kes neid kadunuid kinni hoiab. Nad teavad, kes vaenlane on. Ja ma ütleksin, et see on üks asi, milles me nägime väga suurt erinevust Iisraeli ja Ukraina vahel nendes sõdades. Absoluutselt. Ja sellel teemal tahan ma nüüd natuke pöörduda põhja poole, sest mida Iraan on tõesti väga püüdnud teha, on luua see seos. Me teame, et on olemas seos, sest me teame, et Hezbollah on nende armee Iisraeli põhjaosas piiril. Me teame, et meie inimesed on õnnetud, ärid on hävinud, lapsed jooksevad varjenditesse, kõigil on probleemid. Rakettide rünnakud ei ole lõppenud. Mis? Relvarahu. Veelgi enam, meie poisid ja tüdrukud saavad surma nende droonide tõttu, mis tulevad Hezbollahalt ja mida varustab Venemaa, ma arvan, või Hiina, jumal teab, kes veel. Ja asi on selles, mis eile juhtus. Ja põhjus, miks Trump rääkis Netanyahu suhtes sellise lugupidamatu tooniga, on see, et meid rünnati, nagu tavaliselt, ja me vastasime rünnates Hezbollah tugevat tugipunkti Beirutis, Tahijas. Ja siis ütles Islami-Vabariik, et me ründame Iisraeli. Üleöö. See pidi juhtuma eile öösel. Me kõik istusime kodus ja ootasime seda rünnakut. Ja Ameerika Ühendriigid, tead, halvustasid Netanyahut öeldes, miks sa seda praegu teed? Ära riku mu kokkulepet. Isegi kui me reageerime otsesele rünnakule. Ja kuulujutt on, et Teheranile anti midagi, et nad ei ründaks Iisraeli. Ruuti, sa rääkisid sellest varem. Jumal teab, mis see oli. Noh, me ei tea, aga üht asja teame kindlasti. Iisraeli ja Liibanoni läbirääkimised Washingtonis on toimunud, need kõnelused, mille üle tundsime suurt kergendust. Lõpuks mõistab Liibanoni valitsus, et me oleme selles koos, et alistada Hezbollah. Kuigi pean ütlema, et ei, sest Liibanoni president ütleb, et ta ei tee seda, ta kas kardab mõrvamist või vihkab ka Iisraeli. See ei oma tähtsust. Aga eelmisel nädalal oli hea.
Eelmisel nädalal ütles ta Teheranile, et ei ole meie suverään. Ei, ta ütles Teheranile, et ei ole meie suverään. Aga see, mida ta ei tee, on see, et ta ei ürita Hezbollahat tappa. Okei, ta laseb Iisraelil seda teha, Lindsay, ja samal ajal kritiseerib Iisraeli. Nüüd, eile õhtul, kui Iisrael ründas Hezbollah tugipunkte Beirutis, tead küll, Beiruti eeslinnas Tahijas. See juhtus pärast päevi, mil Netanyahu ja kaitseminister Katz olid vandunud, et iga drooni või raketi korral, mis on suunatud põhja poole, me reageerime nii. Aga me ei teinud seda. Ja tead miks? Siil oli mingi semantiline eristus. Kui me selle enne Iisraeli piiri ületamist kinni püüdsime, siis see ei lugenud. Me lasime neil päevast taeva meie pihta rakette ja droone tulistada. Alles eile ütles lõpuks Netanyahu, et okei, me peame selle ära tegema. Jah, ma ootasin päevast päeva. Ja isegi siis ikkagi täpselt sihitud. Nii et tegelikult üritab Netanyahu endiselt Trumpi soosingus püsida, samal ajal öeldes, et me peame end kaitsma. Ta on võimatus olukorras. Ta on petis, ma olen nõus. Ja Liibanoni osas sutlesid sa varem, Shoshana, et inimesed nüüd Nad juba liiguvad lõuna poole. See tähendab, et need liibanonlased, kes evakueeriti, kuna neid kutsuti evakueeruma, et nad viga ei saaks. Aga lisaks kasutavad terroristid seda ilmselgelt ära. Ja nüüd tulevad nad kõik tagasi. Nad voolavad tagasi. Probleem on selles, et nad ütlesid, et mingi kokkulepe allkirjastatakse. Kõik teavad, et Iraanil on trumbid käes. Kõik teavad, et Iraan juhib Liibanoni, välja arvatud ilmselt Trump. Aga minu arvates on topeltstandardid praegu otse siin. Me ei pea kaugemale vaatama. USA sõjaväe helikopter tulistatakse alla. Ohvreid ei ole. USA reageeris sellele kohe. Neile. Kohe. Keegi ei küsinud, miks te seda tegite. Võib-olla oleks pidanud ootama. Ei, nad ei oodanud. Oota üks hetk siiski. Isegi siis pean ma siia väikese täpsustuse tegema. Isegi siis ütles Trump, et piloodid ei saanud surma. Mitte kohe. Ta juba hakkas seda ütlema. Kui keegi surma ei saa, siis sul ei ole õigust vastata. Trump ütles seda ka siis, kui Apache helikopter alla tulistati. Ta ütles, et piloodid jäid ellu ja see võttis aega paar tundi. Või ma ei mäleta täpselt, kui palju aega möödus enne, kui ta ütles, et okei, me peame midagi ette võtma. Ja see võis olla sellepärast, et kaitseminister Hegseth ütles talle, et sa ei saa nii teha. Me peame. Nagu ma ütlesin, ta üritas väita, et keegi ei saanud surma. See oli imelik. See oli imelik aeg. Ta ütles, et see pole midagi erilist. Ta kasutas alguses tegelikult sõnu pole suur asi. Nii ta ütleski. Ta ütles, et relvarahu tähendab lihtsalt seda, et tulistad veidi kergemalt. Mõõdukalt. Nagu Lähis-Idas, mis relvarahu. Aga võib-olla on tal selles osas õigus. Ei, see on siin relvarahu. Ma mõtlen, vaata kõiki neid relvarahusid, neid tulekahjusid Hamasis. Me näeme, et nad tulistavad seda. Täpselt. Ma arvan, et see on täiuslik kirjeldus, sest ma küsisin ja olen viimastel nädalatel ikka ja jälle küsinud, mida see tähendab. Jah, tänapäeval, just praegu, siin, kus ma istun, mida tähendab relvarahu. Sest kui veel üks inimene seda karjub, siis sa pead mulle selgitama, mida see tegelikult tähendab. See tähendab, et meil on vedanud, et meil on raudkupli raketitõrjesüsteem. Ja mul on kahju seda öelda, aga mu tütar, tead, kes on veetnud kogu oma elu, oma lapsepõlve, turvatuppades ja pommivarjendites ja mis iganes veel, gaasimaskid, nimetavaid, eks. Ta ütles mulle, kui Gaza-sõda algas või vahetult enne seda, ma mõtlen 7. oktoobrit, Gaza-sõda on ju varemgi olnud. Ta ütles, et tegelikult oli raudkuppel kõige hullem asi, mis meiega juhtus. Ma küsisin, kuidas sa nii saad öelda? See päästis nii palju elusid. Ja ta ütles, et just see ongi probleem, sest me kasutame seda. Me ütleme, et iga raketirünnakut tuleb kohelda nii, nagu see oleks tapnud miljoneid inimesi. Just seda ütleski ka pilv, nagu nad nüüd ütlevad. Nende kavatsused on haruldased. Lihtsalt tavaline sõdur ja kaitsja. See ei tähenda, et nad ei tahaks meid tappa. Just, täpselt. Ja ma ütlen, et kui sa tead, et kui midagi tabab, siis mõrvakatse on mõrv. Mõrvakatse. Genotsiid. On see, mis see on. Tere, ilma selleta ja vaata Iraani. Kui nad lasid kõik need raketid meie pihta, siis ma lihtsalt... Mind huvitab, kuidas Pärsia lahe riigid seda tõlgendavad, sest tead, Araabia Ühendemiraate rünnati metsikult. Saudi Araabiat rünnati.
Ma mõtlen, et Katari inimesed on silmakirjalikud, nad mängivad mõlemal poolel, nii et ausalt öeldes ei pea ma neist eriti lugu. Aga ma mõtlen, kas nad on sellega nõus või on nad nüüd rohkem mures kui kunagi varem, et kättemaks tuleb veelgi tugevam. See on see, mida ma arvan. See on see, mida ma arvan. Nad loodavad, et Ameerika Ühendriigid on tugev pool, muide nii Iisrael kui ka Ameerika Ühendriigid. Sest üks asi, mis Pärsia lahe riikidel oli austus Iisraeli vastu. Austus. See polnud lihtsalt suur armastus, vaid austus ja arusaam, et on ühised huvid. Ja nad jälgisid väga hoolikalt ning teevad seda siiani. Ja kui Trump on nõrk ja neid rünnatakse, siis pole sellel sõjal enam mõtet. Nad ainult kannatavad. Ja see on veel üks põhjus, miks tema sõnum, see, mida Trump on andnud mõista, on ohtlik. 60 päeva, kui see allkirjastatakse reedel, viib meid augusti keskpaika. Nii et ma arvan, et me peame lihtsalt ootama ja vaatama. Ja seni tunneme end paremini, kui toome välja nädalatõprad. Hästi. Nüüd on nädalatõpra aeg. Ma arvan, et me peaksime laskma teha T-särgid. Sa tahaksid näha T-särke, millel on nädalatõbras. Kes on sinu nädalatõbras? Alustame sinust, Bella. Kes on sinu tõbras? Minu selle nädala tõbras on Austin Franco, 19-aastane noormees Cornelli ülikoolist Ameerika Ühendriikides, kes keeldus intervjuust, sest ütles, et ei taha anda intervjuud ega töötada juudi heaks. Kelle jaoks on nüüd neonatsid ja teadagi juudivastased ja Iisraeli vastased fašistid alustanud tema toetuseks GoFundMe kampaaniaid. See, mis tal praegu on, ma arvan, et selle nimi on midagi nagu Save Go midagi. Nende eesmärk on $100,000 ja nad on peaaegu 10 000 juures. See alustati alles eile õhtul, vähem kui 12 tundi tagasi. See on petuskeem. Me teame seda, aga see on natuke lühinägelik. Sest kui ta ei taha juutide heaks töötada, siis ta ei saa kunagi korralikku tööd, eks ole. Ei, asi pole selles. Lähme üles minu tuppa. Eriti arvestades, et ta lõpetab tööstus- ja tööjõusuhete eriala. No siis saab ta töö kommunistide juures ja nad maksavad talle $10,000 aastas kogu tema elu jooksul. Ja nad kuulevad harmooniaid, see saab olema nali. Tõsi, Bernie Sanders, see on juut. Mine sina, aga neid oli igal pool. Imelik minu jaoks on see, et need on alati sellised inimesed. See on keegi, kes läheb ja tulistab näiteks mõne tegevjuhi pihta. Ja äkki tekib mingi kinnisidee. Vabastame selle inimese. See inimene ei teinud midagi valesti. Ja sul on täiskasvanud inimesed, kes toetavad kedagi, kes oleks võinud mulle öelda. Tead mis? Ma olin 19 ja ma ei teadnud paremini. Ja võib-olla olen ma valmis õppima. Isegi siis ma ütleksin, et sa oled tobu, aga olgu. Sa oled täiskasvanuna alles väga algaja selles, et jamad ja saad teada, mis juhtub. Aga 19-aastasena, arvestades seda kliimat, kus me praegu elame, ja seda, kui kättesaadav kõik on ning kui tugevalt seda Ameerikas peale surutakse ja suunatakse, siis mul ei ole sinu pärast kahju. Ja ausalt öeldes ma tõesti loodan, et sa ei tööta kunagi juudi heaks. Ma loodan, et sa ei saa kunagi tööd. Ma tõesti siiralt loodan seda sinu jaoks. Ja ma loodan, et sa võtad sellest õppetunnist õppust, jagad seda ning su pere tunneb seda oma südames. Sest see, kes sind kasvatas, on sind alt vedanud. Wow. Okei, väga hea, suurepärane. Minu jaoks nagu uus dušš, see andis mulle uue hinge. Ma kuulsin seda õde, õudne. Wow. Seda mitte, aga tead mis? Sa tead, kes hakkab varsti True heaks töötama? Christian Amanpour. Kui ta naerab, siis nii ongi. Barry Weiss, pagan võtaks. Tubli sina. Shoshana, kes on sinu tõbras sel nädalal? Ma tahaksin lihtsalt öelda, et minu tõbras on korduv tõbras. Ja tead, ma mõtlesin, et võib-olla peaksin andma kellelegi teisele võimalus olla esile tõstetud. Aga ei, sa väärid seda. Ja sa tõid minus välja sõna, mida ma mitte kunagi ei ütle ja ma ei kavatse seda öelda, sest sa ei pane mind seda tegema. Aga siin on see, mida minu tõbras sel nädalal ütles. Ta ütles, muuda oma ravimeid. Aga kellega ta rääkis? See oli Francesca Albanese. Me peaksime tõesti lihtsalt panema ta tee paremini, koer. Me peaksime tegema tõprate kuulsuste hälli. Ma ei suuda selle naisega toime tulla, sest ta on nii õel, ta on nii vastik naine, ta on nats. Sa oled nats. Ma ei nimeta paljusid inimesi natsideks. Sina oled nats. Ta ütleb Sonja Boldenkerile, kes on noore naise Karoliina Pulli ema, kes mõrvati Oosi lähedal 7. oktoobril.
kes jagas X-is, et ta koges avatud vaenulikkust Iisraeli suhtes Berliinis toimunud filmisündmusel, kus viibis ka Francesca ja ta piikas teda. Ta tegelikult luges seda säutsu, kirjutas oma vastuse, vajutas saatmisele ja ei kustutanud seda isegi hiljem. See on siis keegi, kes pole mitte ainult nats, vaid on uhke selle üle, et on nats. Ja ta vastab sellele naisele, kes ütles, et koges Berliini filmifestivalil palju negatiivset tähelepanu sõnadega. Vaheta oma ravimeid. Ja mõrvatud tüdruku ema. Mul ei ole enam sõnu. Sõnu ei ole. Mul ei ole enam sõnu kellegi jaoks, kellel puudub hing. Ta meenutab mulle neid tegelasi, neid tüüpe Harry Potterist, kes võtavad hinged ära. Piinajad, dementorid, mentorid, jah. Mul on tunne, et dementor on selle naise külastanud ja kogu tema hinge välja imenud. Ja nüüd on ta lihtsalt natsikooreke. Sina oled minu nädalatõbras. Ja kui jumal tahab, Ezrat Hashem, siis ma panen su pildi siia ülesse, sest sa oled selle ära teeninud. Ja tulles tagasi Barry Weissi juurde, siis ma just lugesin raportit, et 60 minutit oli tegemas dokumentaalfilmi Francesca Albanesest. Väga pehme, leebe dokumentaal ja ülistati teda. Ja arva ära, kes seda küsis. Ja, Barry Weiss. Näed just, aga veel üks asi, tulles selle juurde tagasi, on see, et kui ta suudab öelda kellelegi, kellel on päriselt valu midagi sellist, siis see on nii vastik. Kuidas oleks, kui sa ütleksid oma tütre armastatule, et ta vahetaks ravimeid? Ütle Greta Thunbergile, et ta vahetaks ravimeid. Hästi, sa oled karm. Kas sa oled robot? Palmi on sel nädalal täiega hoos. Jah. Ruuti, kes on sinu oma? Muide, kui sul on pätid, korduvad rikkujad, siis sa võiksid tegelikult nende pildid sellele T-särgile panna. Sellele, mille oled välja printinud. See on hea mõte. Nii et minu selle nädala pätt ei ole inimene. See on mõiste. See on väljend. Ja see on Iisraelil on või Iisrael jätab endale õiguse end kaitsta. Ma vihkan seda väljendit. Esiteks on iseenesest mõistetav, et kõigil on õigus end kaitsta. Ma mõtlen, et ka riigil on õigus end kaitsta. Ei Iisrael, isegi seda öeldes, ei, mitte ühegi teise riigi kohta, mitte kellegi ega millegi kohta ei öelda seda kunagi peale Iisraeli. Ja see viitab sellele, et justkui oleks küsimus, kas tal on see õigus või mitte. Ja siis sa tahad olla Iisraeli poolel. Sa ütled, jah, Iisraelil on õigus end kaitsta. Ei, Iisraelil on kohustus mitte ainult end kaitsta, vaid ka ennetada, olla agressiivne ja ennetada kõiki rünnakuid, mida ta tajub. Meile on tehtud liiga palju või lausa liiga palju rünnakuid, kus juudid on surnud lihtsalt sellepärast, et me pidime end kaitsma, mitte esimesena ründama. See kehtib ka 6-päevase sõja kohta. Me tegime seda, mida... See oli viimasel hetkel. See kehtib ka Jom Kippuri sõja kohta. Ja kindlasti kehtib see 7. oktoobri kohta. Ja paljud teised rünnakud Hamasi poolt Gazast ja Hezbollah poolt Liibanonist piisab juba enesekaitsest. Me peame minema rünnakule kõigi nende paljude vaenulike jõudude vastu, kes tahavad meid kaardilt pühkida. Ruuti, pean sulle andma 10 punkti 10 originaalsuse eest. Meil pole kunagi olnud sellist mõistet ega fraasi. On näha, et ta on ajakirjanik, sest tal on nädalatõbraks mõiste või fraas. Aga see on sama mindi teine pool, kui palun tunnistage meie õigust eksisteerida. See on üks ja sama asi. Õigus eksisteerida ja õigus end kaitsta on üks ja sama. Ja see on sisuliselt lihtsalt maailma tanumine. Et nad meist lugu peaksid ja aktsepteeriksid, et me oleme olemas. On sellest kõrini. Ja ma arvan, et meil kõigil peaks sellest kõrini olema, et inimesed väänavad end igat pidi, et olla aktsepteeritud. Me oleme siin, harju sellega, olgu. Nüüd, minu selle nädala tõbras on Mandani inetu kaksikvend ja tema nimi on Sadiq Khan. Miks ta on Mandani inetu kaksikvend? Sellepärast, et ta on Londoni linnapea. Ja London on nüüd see peldik, milleks New York 5 aasta pärast muutub, sest see mees on olnud Londoni linnapea juba liiga kaua. Nüüd, miks ta on minu tõbras? Tõbras. Mõtleme nüüd lihtsalt Londoni elaniku vaatenurgast, mitte midagi juudi kohta. Kuritegevus on kasvanud. Kinnisvara hinnad on tõusnud. See koht on räpane ja näeb välja nagu Kesk-Afganistan.
Okei, selline näeb London täna välja. See on tõesti vaieldamatult halvem linn kui siis, kui ta selle leidis. Ma elasin Londonis 9 aastat. Ma armastan Londonit. Kultuuripealinn. Ma õppisin seal. Uskumatu rahvusvaheline ülikoolilinnak. Aga London ei ole enam see sama London, kus ma 9 aastat elasin ja kus mu abikaasa üles kasvas. Ja see on paljude asjade seas ka selle linnapea tõttu ning linnapeaks olemine. Mul on selles natuke kogemust, kuna olin mitu aastat Jeruusalemma aselinnapea. Linnapeaks olemine on tõesti see, mis teeb linna suurepäraseks või mitte. Me nägime New Yorki Bloombergi ajal ja me nägime New Yorki. Me näeme New Yorki de Blasio ja Giuliani ajal. See on nii erinev, nii erinev. Linnapea võib tõesti linna hävitada või selle suurepäraseks muuta. Ja Sadiq Khan on vaieldamatult muutnud Londoni vähem puhtaks, vähem turvaliseks, vähem tõhusaks. Jätame selle kõrvale, ta on ka võimaldanud kõigil Iisraeli vihkajatel märatseda. Londonis toimuvad igal nädalal 100 000 inimesega marsid. Kurjategijaid ei arreteerita, kui nad hüüavad surmjuutidele. Inimesi ei arreteerita, kui nad ütlevad globaliseerige intifada. Tegelikult antakse neile hoopis jõudu juurde. Ja selle tipuks oli paar päeva tagasi toimunud sündmus, kinnisvaraüritus. Me nägime seda ka New Yorgis, kinnisvaraüritus inimestele, kes soovivad Iisraelis kinnisvara osta. Ja nad korraldavad selle sünagoogis. Ta laseb 1000 meeleavaldajal kohale tulla ja otse sünagoogi usteni minna. Pea meeles, meil on olnud 2 hukkunut Yom Kippuri ajal Manchesteris. Golder Screenis on olnud bussitamisi. Meil on olnud tühje lubadusi selle kohutava linnapea poolt, kes ütleb, et tahab juute kaitsta. Me ei usu sind, Sadiq Khan, sest sinu inimesed, need, keda sa julgustad, ütlevad ühelt poolt, juudid, minge minema, ja teiselt poolt, ärge ostke kinnisvara kodumaal, kuhu te saaksite minna. Mis see siis on? Kas sa tahad, et me oleksime siin? Või tahad, et me lahkuksime? Sest kui sa tahad, et me lahkuksime, peame me kuhugi minema. Ja just sellepärast eksisteeribki Iisraeli riik, et olla turvaline pelgupaik juutidele, keda sina ei kaitse. Sotsiaalne dekooder. Ja see on tänu meie ühisele sõbrale Stevenile. Jah, kes ütles? Flop, palun pane ta tagasi tulema. Steven ajab sind taga, kallis. Sadiq Khan, sa oled tõestanud end ebaefektiivse ja kasutuna linnapeana, kes annab jõudu vihkajatele. Täpselt nagu sinu inetu kaksik New Yorgis, Mandani hakkab linna muutma. Sina oled teinud sama asja. Sa oled lihtsalt 5-7 aastat ees. Sa oled minu selle nädala tõbras. Ma olin peaaegu teinud oma kangelasteks juudid, kes selle nimel välja läksid. Ja nad tantsisid tänavatel hooratantsu, otse nende kohutavate inimeste kõrval. Nad ütlesid jubedaid asju. Ma unustasin, mida nad ütlesid. Midagi sellist nagu me tuleme tagasi, midagi väga ähvardavat. Ei, mis pagan? Kas sa tahad, et me oleksime seal? Või sa ei taha, ma lasen sellel olla. Sina lased kellelgi minna. Kas sa tahad, et me läheksime kuule? Sest siis ütled sa, et oleme ka selle koloniseerinud. Täpselt nii. Aga tead, Mamdani ja Sadiq Khani vahel on üks erinevus. Ja see on see, et Ameerika Ühendriikidel on president. Ma tean, et me oleme palju aega kulutanud tema kritiseerimisele. President, kes ei toeta üldse antisemitismi. Aga Keir Starmer Suurbritannias on hoopis teine lugu. Tema võimaldab kõike seda täielikult. Tead mis? Keir Starmer, kui ta oleks papist figuur nagu Mustafa Khomeini, ei märkaks inimesed vahet. Nii ebaefektiivne ta ongi. Papist figuur oleks sama, mis see, mis teil praegu Ühendkuningriigis riiki juhib. Nüüd peame puhastama oma hinge, aju ja vaimset tervist nädala kangelaste abil, sest nii palju imelisi kangelasi on olemas. Alustame sinust, Ruuti. Kes on sinu kangelane? Olgu, minu kangelased on 2 gruppi inimesi ja ma tean, et see ei ole üksik isik. Need on 2 inimrühma ja nad on traagilised kangelased. Need on Iraani rahvas ja Iisraeli põhjaosa elanikud. Mõlemad rahvad on muutunud täielikeks ohvriteks, allutatud Iraani režiimile ja Valgele Majale ning nendele kokkulepetele, olgu need siis olemas või olematud, mis iganes. Iraani rahvale öeldi, et abi on teel. Ja Iisraeli põhjaosas elavatele inimestele öeldi, et me lahendame Hezbollah probleemi. Jah, 2 inimrühma on täielikud ohvrid ja nad on kangelased juba selle eest,
et nad on selle üle elanud ja läbi tulnud. Mõned neist on kannatlikumad kui teised. Muidugi. Mina ei oleks kummalgi juhul sugugi kannatlik. Ja seetõttu tahan ma vähemalt neile austust avaldada selle kannatuse eest, mida nad taluvad. Ja ma olen kindel, et see vastastikuse mõistmise memorandum on neile kõigile laastavalt mõjunud. Ma olen sinuga nõus, ma mõtlen, et iraanlased, põhjaosa elanikud on viimase 2,5 aasta jooksul nii rasket elu elanud, aga ka juba varem. Mõned neist on seda kogenud aastakümneid. See ei ole midagi uut. Muide, sama kehtib ka Iraani rahva kohta. Iraanlased ja need iraanlased, kes on tänavale läinud ja tänu infopimendusele me ei ole aru saanud ja maailm pole näinud, et nad on proteste jätkanud ja jätkanud nende hukkamist. Jah, ja nad on jätkuvalt tapnud neid tänaval. Nad on jätkuvalt neid arreteerinud ja hiljem hukatud. Ja seda te ei näe. Kui sa oled väga hõivatud sellega, mis siin toimub, siis sa ei näe, mis toimub Iraanis endas. Jah, tõelised kangelased. Aitäh, Ruuti! Shoshana, selle jaoks lähen ma tagasi Londonisse. Hea mees siiski, jah, kangelane. Kohtunik Jeremy Johnson, kes püüab, ma arvan, taastada või vastu seista sellele, mida tema valitsus teeb, olles džihadistide suhtes nii leebe. Ja ta on mõistnud Palestinian Actioni 4 terroristi nende tegude eest vangi. Apex Systemsi toimus sissemurdmine, mis põhjustas 1,2 miljoni naela suuruse kahju ning viis kokkupõrkeni turvatöötajate ja õiguskaitseorganitega, mille tagajärjel sai üks politseinik, naispolitseinik seljamurru. Yeah. Nad sõitsid kaubikuga väravatesse, kandsid punaseid kombinesoone, kasutasid kuuvaldasid ja kangisid, et seadmeid hävitada. Yeah. Ja nad lõid seersant Kate Evansit 2 korda selga 7-elase kuuvaldaga, murdes tema selgroo. Jah. Ja ta mõisteti süüdi raske kehavigastuse tekitamises. Ma ei tea, miks teda ei mõistetud süüdi mõrvakatses, aga asi on selles. Jah, sul on õigus. See ei piirdu skandeerimisega. See ei piirdu sellega, et me tuleme su järele. Intifadaal on tõeline tähendus. Ja kui sa ütled, et juudid ja Iisrael on pahad ning kõik vahendid on õigustatud, siis see viib füüsilise vägivallani. See toob kaasa tohutut kahju nii inimestele kui ka infrastruktuurile. Ja ma arvan, et inimesed ei saa sellest tegelikult aru. Nagu londonlased ja New Yorklased, kui te ei taha seda regulaarselt näha, peate kohe midagi ette võtma. Teate, me räägime äärmuslusest. Me räägime sellest, et sõnavabadus on suurepärane asi. Kuni see jõuab kuni teie rusikas tabab minu nägu. See on probleem, millega me praegu tegeleme. Ja see mees on tõeline kangelane, et ta selle välja ütles ja tagas, et sellel käitumisel oleksid tagajärjed. Sest oli aeg, mil me arvasime, et nad pääsevad sellest karistuseta. Jah, ja see on vastuvõetamatu. Nii et kalkavood. Tubli töö, Justice. Suur aitäh, et aitasite selles kohutavas asjas tõesti õigluse jalule seada. Ja inimesed on šokeeritud, et ta andis neile 6-aastased vanglakaristused, mis on vähemalt midagi. Jah, aga nad arvasid, et pääsevad sellest puhtalt. Ja kuule nüüd seda, sest tead mis, täna ja selleks ajaks, kui me eetrisse läheme, võib-olla on see juba otsustatud. On kohtuprotsess selle üle, kas Palestinian Action on terroristlik organisatsioon. Briti valitsus määratles nad terroristlikeks rühmitusteks. Selle anname neile. Aga täna käib kohtuvaidlus selle üle, kas nad peaksid olema selliselt määratletud. Nii et võib-olla tühistatakse selle mehe karistus. Ma loodan, et mitte. Aga ta on kangelane, sest tegi õiget asja ja ütles, nagu sina ütled, Shoshana, et politseiniku ründamisel peavad olema tagajärjed. Need peavad olema. Kuidas nad ei võiks olla, kui see tühistatakse? Kui see tühistatakse, on kõik läbi. Jah, see saab olema verstapost, see saab olema teetähis. Sa saad... Piisab leebest kasvatamisest. Ja. Piisab leebest kasvatamisest. Nagu sa ütlesid, kui sul on midagi öelda, ütle mulle otse näkku, sest kui mina üles kasvasin, siis nii õpiti oma õppetunnid selgeks. Sa pidid tõesti nägema, kelle närvidele sa saad käia ja kes lihtsalt... Jah. Nad teevadki seda täpselt. Aga just siis sa õppisid oma õppetunni. Nii et ei, sellepärast polegi AÜS kuritegevust. Sa õpid selle väga kiiresti selgeks. Nad panevad su Jeffersoni aastateks kinni. Minu kangelane on Jerry Seinfeld, mis on ka minu jaoks kordus. 3 sõnaga. Kas sooviksid midagi Palestiina kohta öelda? Kas sooviksid midagi öelda? Seda ei eksisteeri. Mis toimub? Seinfeld, mis toimub? Kas saame vaba Palestiina? Kas saame vaba pääsme? Tule, anna mulle natuke sellest. Seda ei eksisteeri. See oli kõik, mis tal öelda oli. Ja see oli intervjuu mingite tõeliselt veidrate tüüpidega, keda leidub igal pool internetis, kelle YouTube'i leht, millel oli veel mõned tunnid tagasi 40 000 tellijat, keelustati.
aga tõenäoliselt on see päeva lõpuks jälle üleval. Aitäh sulle, YouTube, et sa vähemalt praegu midagi õigesti tegid. Ja nad nimetavad end Palestiina uudistevõrgustikuks. Kõik, mida nad teevad, on see, et käivad ringi ja segavad inimesi, lihtsalt selleks, et öelda vaba Palestiina, kui nad on Washingtonis. Jah, Seal Beverly Hillsis igal pool, aga ma pean selle video üles leidma, sest sa pead nägema tema reaktsiooni. Ta oli nii löödud, see kutid jaoks nägu, sest mitte midagi ei juhtunud. Ja siis kõigele sellele lisaks, siis see kulminatsioon paar päeva tagasi, kui Knicks lõpuks võitsid esimest korda pärast nii mitut aastat. Nüüd on sul see mälestus kogu eluks, mis eelnes nii suurele võidule. Sa olid osa ühest meemist. Jah, okei, aitäh. Nad ütlesid, kas me võiksime saada vaba Palestiina. Ja tema ütleb, et seda polegi olemas. See oli lihtsalt nii ilus. Ja kõik lähevad selle peale hulluks. Ma arvan, et see ongi see küsimus. Kas sa said aru? See oligi see, mida sa üritasid teada saada. Jah, aga ta ei andnud neile isegi seda rahuldust, et öelda, me lihtsalt ignoreerime teid nüüd. Ei, ta ütles lihtsalt, seda pole olemas. Ja jätkas lihtsalt edasi. Kas see ongi kõik, mis sul on? Ma armastan Jerry Seinfeldit. Jerry Seinfeld on viimasel ajal väga tasemel olnud. Ja teine väike tervitus on Gwyneth Paltrow'le, kes saab palju kriitikat selle eest, et ta tegi reklaami Herzl ja kinnisvara arendusele. Ja tead, Mehdi Hassan läheb Seinfeldi pärast hulluks. Ta ütleb, ma armastan Seinfeldi. Osa põhjusest, miks sulle Seinfeld meeldib, Mehdi, on tema juudi huumor. Ja Gwyneth Paltrow, kes ilmselgelt teadis, et tuleb vastureaktsioon, ta ei ole rumal. Tema tiim pidi seda teadma ja ta tegi seda ikkagi. Me vajame rohkem kangelasi. Ja võib-olla ma olen eksiteel või olen nagu tavaliselt liiga positiivne, aga mulle tundub, et kultuuriline hoiak muutub iga päev natuke. Iga päev tuleb kaasast uusi andmeid selle kohta, kuidas kõik need väidetavad arstid ja ajakirjanikud olid tegelikult terroristid. Seda me rääkisime kogu aeg. Ja võitlejate arv kasvab aina suuremaks ja süütute tsiviilisikute arv muutub aina väiksemaks. See on see, mis praegu Gazas toimub. Keegi ei taha sellest rääkida, aga just see toimubki. Ja võib-olla hakkab olukord muutuma, võib-olla hakkavad inimeste ajud jälle tööle, ma ei tea. Ma arvan küll, aga nagu sa ütlesid, me peaksime lõpetama kaitsvas hoiakus olemise. Jah, minu nädala kangelane, tead, mulle meeldib seda publikuga teha, kohtasin teda eile. Ja ta on Somaalimaa president, kes on väga tähtsa delegatsiooniga Iisraelis. Tema nimi on Abdirahman Muhammad Abdullahi. Ja eile toimus presidendi riiklik lõunasöök, kuhu mun oli au olla kutsutud ja siis ta käis ringi, et kõigiga meist kohtuda. Ja kui ta laval oli, ütles ta midagi, mis mind tõeliselt liigutas. Ta ütles, me oleme olnud riik juba palju aastaid. Somaalimaa on riik, mis võitles Somaalia džihadistlike piraatide vastu. Nad kannatasid ja elasid üle genotsiidi. Tõelise genotsiidi, mitte võltsitud palestiinlaste oma Gazas. Genotsiid, mis tappis 200 000 inimest. Neist sai demokraatlik riik, erinevalt oma naabrist Somaalias. Nad olid alati liberaalsema mõtteviisiga. Nad on moslemite enamusega riik, kes armastab Iisraeli. Ja ta tuli kohale. Ta tuli Iisraeli keerulisel ajal koos terve delegatsiooniga. Astus lavale Iisraeli presidendi Isaac Herzogi kõrvale ja ütles, Iisrael on ainus riik, kes meid nägi. See oli hetk, kus ma tahtsin nutta. Ta ütles, me oleme olnud riik juba palju aastaid, aga teie olete ainus riik, kes meid nägi. Ja ükskõik, mis sellest hetkest edasi juhtub, teie olite esimene riik, kes meid nägi. Mul tulid külmavärinad. Tõesti, mul tulid külmavärinad. Ma istusin seal. Ja selleks on vaja julget meest. Ma tahan öelda, et tema naine oli kaetud, tead küll, moslem, traditsiooniline naine. Ka 2 või 3 naist delegatsioonis olid kaetud. Nad on moslemid. Nad on usku praktiseerivad moslemid. Nad on liberaalsema mõtlemisega. Nad on kosmopoliitsemad. Aga nad on Iisraeli armastajad. Ja nad on tõestuseks, et see ei pea olema vastuolu, täpselt nagu Araabia Ühendemiraadid seda tõestasid. Ja seetõttu ma palvetan, et Iisrael neid tunnustades, Iisraeli ja Somaalimaa vaheliste tõeliselt suurepäraste kaubandussuhete algus oleks maailma algus. Võttes neid vastu sellisena, nagu nad on, tunnustades seda, et nad suutsid alistada kurjad džihadistidest naabrid ja ellu jääda. Ja väga-väga helge ning jõuka tuleviku nimel koos Iisraeliga.
nii et armas. Abdi Abdurrahman Mohammed Abdullahi, sina oled minu nädala kangelane, esindades oma imelist riiki, Somaalimaad. Võta seda, Ilhan Omar. Täpselt, võta vastu või ole manna. Te piraadid Somaalias. Hästi. Ja sellega me ei tea, mida nädal toob, aga me oleme siin ka järgmisel nädalal konverentsilt, geneetikonverentsilt otsa ülekandes Jeruusalemmast. Veidi teistsugune formaat Kvaadile, aga me oleme seal koos teiega, et arutada nädala sündmusi ja kõike muud. Aitäh vaatamast, näeme järgmisel nädalal.